äkki vabandate Eesti rahva ees, seepärast et Eesti rahvas sai petta, eriti lasterikastele peredele kuluks üks vabandus ära. Suur viga oli perehüvitiste tõstmine. Peretoetused on endiselt ülihelded, saavad nad kindlasti hakkama. Vabanduse osas ma ei kuulnud ikka ühtegi sõna, äkki ikka väike vabandus ka Eesti rahvale. Aitäh. Meil ei ole seda kuidagi soovi teha. Kas see ongi see teie uus poliitkultuur, valetamine, ähvardamine? Te teate ise ju väga hästi. Nii on. Kas teil häbi ei ole? Ei ole. Aitäh. Kaua Eesti rahvas teie valesid ja terrorit peab veel kannatama? Ei ole võimalik teada. Seda ei ole võimalik teada. Te oletegi lihtsalt Eestimaa inimeste jaoks liiga hea. Jaa, muidugi olen. Andke andeks, kas te olete üldse adekvaatne? Ei ole. Mul tundub, et teil on mingi tõlge kõrvas, mis minu sõnad muudab teie kõrvades ähvarduseks. Andke andeks, aga te olete nagu vedelik, mis muudab kuju vastavalt anumale. See probleem, millele te viitate, on väga õige. Ja ma lõin huvi pärast lahti psühholoogia raamatu ja selle koha pealt, kus on kirjutatud sõnad nartsissid. Kas te saate aru, millele ma praegu vihjan? Aitäh. Ei saa. Mida te ütleksite neile inimestele, kes teenivad täna 1200 eurost palka? Kõigepealt mul on hea meel näha, et paljud ettevõtjad ei taha palku tõsta, kuna inimesed kätte niikuinii seda ei saa, vaid see läheb maksudeks. Ma küsin uuesti, et kas teil ei ole häbi? Ei ole. Te olete olukorras, kus üle poole eestlastest täna tunneb kurbust. Jõudu teile. Ma tean, et teil on plaanis ära minna Euroopa Komisjoni aseesimehe kohale. See on informatsioon, mis on juba lekkinud. Kullakene. Kullakene. Et mul on Euroopa Komisjoni asepresidendiks kohe niimoodi või? Et huvitav, et minuga keegi sellest rääkinud ei ole, aga ju siis nii. Ma loodan, et ma ei kõla klounina ja ei kasuta siis Putini Venemaa või Hitleri Saksamaa võtteid, kui ma küsin, et kas teile ei tundu, et meil on tänu valitsuse käitumisele tekkinud ühiskonnas absurdne, kui mitte öelda skisofreeniline olukord? Esiteks ei tundu, kuna teil oli küsimus, kas teile ei tundu, ei tundu. Kas te ei karda muutuda Anderseni muinasjuttu kangelaseks, printsessiks Hernederal? Ei karda. Kas poleks viimane aeg hakata tegelikult probleemide lahendamisega tegelema, mitte nende tekitamisega? See oleks jabur. Kus me siis kaotasime 4 kohta ja olime 33. kohal ja siis sellel aastal juba 54. kohal. Ei ole selle konkreetse indeksiga tutvunud, kuigi ütleks, et 34-st 33 ei ole nii üüratu kukkumine. Teie juhtimisel 2 aasta kukkunud 29. kohalt 54. kohale. Nii et mis on ikkagi täiesti katastroofiline langemine. Ma olen uhke selle üle. Millal siis Eesti 200 koalitsioonist välja visatakse? Jah, tegeleme selle. Aitäh. Teile on tõenäoliselt üllatus, aga mina ei ühinenud umbusaldajatega teie vastu. Ma pean ütlema muidugi, et teie ülbus ja häbematus on ikka maailmaklassis. Tegelikult see tähelepanu juhtimine oli väga õige. Kas te saite aru? Aitäh. Esimest korda ma olen teiega nõus, et ma ikkagi abiellusin armastusest. Proua peaminister, te ütlesite, et see umbusaldusavaldus on absurdne. Ja esiteks ärge pange mulle suhu sõnu, mida ma pole öelnud. Ma olen teiega nõus, et see umbusaldus on absurdne. See umbusaldus on absurdne.